Tere taas, head sõbrad, on Eestimaal üle elatud võidupäev ja jaanipühad. Olid pikad pühad. Tõsi, ilmsesti saite väga palju ka puhata, vihma saite kaela, saite šašlõkki ja kõike muud head paremat sinna juurde. Meie tuleme taas oma taskuraadio väljaandega, mis toimub ja kahjuks tuleb tõdeda, et Eesti riigis endiselt palju asju toimub. Kui panime seda väikest nimekirja kokku tänaseks saateks, siis vaatasin, et leht sai päris täis. Ja päris täis sellepärast, et lisaks võidupüha kõnele presidendi poolt, ja küll seda täna võib-olla isegi ei kommenteeri, on ikkagi väga palju toimetamist, eriti just mis puudutab siin Tallinna linnavõimu. Ja millest täna räägimegi Tallinna linnavõimust, et tegelikult on juba jälle taas, kas just uus lehekülg pööratud, aga minnakse ikkagi täie sõiduga edasi ja võib-olla tõepoolest sellel suvel me näeme ka Tallinnas linnavõimu kukkumist. Räägime kindlasti veel ka Riigikogus, kuidas Riigikogu on oma, ütleme siis selles viimase istungite aja ära pidanud, teeme sellest hooajast natuke kokkuvõtet, mis siin stuudio ekspertidele meelde on jäänud. Kindlasti räägime ka OECD uutest maksudest, mida ta siin välja on pakkunud Eesti riigile näiteks, ja räägime ka Eesti Jalgpalliliidu presidendi valimisest, et see siin juba siis saate lõpupoole, nii et teemasid meil on ja kindlasti on siin midagi varuks ka. Aga mis täna on uutmoodi, on aga see, et meie harjumuspärase kolmiku juurde on lisandunud ehk siis varumees Andres Kaarman. Tere Andres ka sulle, parempoolsete erakonna juhatuse liige, ja Siim, vana olija juba siin samas laua taga koha sisse võtnud. See ei tähenda, et ma oleksin Tõnise kuidagi eemale lükanud. Tõnis pigem võttis väikese pausi, aga kuna, nagu ma ütlesin, pink on pikk, siis absoluutselt saame mitme koosseisuga siin mängida, nii et kindlasti ei saa see absoluutseltki halvem olema. Aga alustame siis ikkagi Tallinnast. No praegu siin tarkpead on juba kokku lugenud, et see pidi vist lühikese ajaga olema 5. kord, kui Reformierakond hakkab siis päris tõsiselt tembutama. Ja päris tõsiselt tembutama selles suunas, et kuidagi ikkagi kogu see koalitsioon neile ei meeldi. Ei meeldi nüüd Pärtel-Peeter perele ka praegune linnapea Jevgeni Ossinovski, ehk siis sotsiaaldemokraat, ja üldse on kõigiga natuke tuju halb ja suhted halvad. No siin, kas see tõesti on siis niimoodi, et neil on ikka kange tahtmine lõpuks kogu koalitsioon siin vahetult enne valimisi veel ära lammutada selleks, et päästa veel, mis päästa annab, ehk päästa tegelikult, nagu oleme siin rääkinud, on see ainult reiting ja kõike muud sinna juurde, mis poliitilist populaarsust peaks neil linnas tõstma. Päästa tahavad nad ise ennast, eks ole, ja nagu kõik ümberringi on pahad kogu aeg, siis absoluutselt kõik on pahad kogu aeg. Võib-olla on aega hakata ise endast seda viga otsima, et lõpuks ometi, aga muidugi nad otsivad väljapääsu, kuidas oma seda toetust Tallinnas enne valimisi suuremaks saada ja siis selle nimel teevad igasugu trikke. Ma tõesti ei saa aru, mis nende plaan on, kuhu nad täpselt tahavad välja jõuda. Ma saan aru sellest loogikast, et nad tahavad selle sotsialistliku, populistliku lubadusega lasteaia kohatasu kaotamine, tahavad sellega nagu toetust juurde võita ja loomulikult nad oleksid paljude inimeste silmis sellised võidumehed, kui nad suudaksid selle seal linnavalitsuses läbi suruda. Ja seda neil ei ole antud. Mida nad on saanud, eks ole, Tallinnas oli lasteaia kohatasu, kui see võimuliit alustas 71 eurot, kui ma ei eksi, siis langetati seda 50 peale, praegu on ta 50 ja siis nüüd neile pakutakse, et langetame veel 35 peale. Ehk siis praeguse elukalliduse tõusu ajal täiesti vastupidine suund. Aga no nüüd nad ikkagi suruvad edasi oma seda lubadust, et jagame ühesid tasuta. Et, no ma ütlen siin kohe ära, aga mida sellistest lubadustest arvab tänases Postimehes Reformierakonna auesimees ja asutaja ja nende suur guru Siim Kallas. Siim Kallas kirjutab tänases Postimehes, et võrdsustamine ja hüvede tasuta jaotamine on sotsiaalmajanduspoliitika koolera. See on nagu haigus, mis tapab initsiatiivi ja segab töötamast.
et seda ütleb Reformierakonna auesimees selle kohta, aga ma nõustun siin Reformierakonna auesimehe Siim Kallasega, et see, mida Reformierakond Tallinnas teeb, see on nagu koolera. No Andres, hariduse lasteasutused, see on ju tegelikult teada-tuntud valdkond ka sinu töömaalt, et kuidas sa seda näed, et tegelikult ju nad ise välja on ka öelnud ridade vahelt, et kõik see lubadus kehtib võib-olla ainult täpselt samamoodi 19. oktoobrini aastal 2025 ja siis tuleb kõik muuta jälle taas. Ega poliitikas on ju see, et asju tagasi keerata on oluliselt nagu raskem, et kui sa oled korra selle krõksu nagu ära teinud. Aga Siimu sellest jutusabast kinni võttes, et kui ma lugesin ka sellise vana hea liberaalse majandust, ettevõtlikkust toetava erakonna esindajate sõnavõtte ja kui Reformierakonna, volikogu liikmed tõsimeeli räägivad, et kui me anname kõigile võrdselt, vabastame mingi kohatasu või anname 50 eurot, et siis muutub ühiskond võrdsemaks. Ma olen ka nagu küsinud, et kuidas muutub ühiskond võrdsemaks, kui vabastame, ma ei tea, Jüri Ratase ja Kristen Michali ja siis toimetuleku raskustes sipleva pere ema lasteaia kohatasust, et kas see muutub võrdsemaks. Pigem läheb ebavõrdsemaks, aga selle argumendi peale ma sain Jürgen Ligilt teada, et ma olen lame ja populistlik, aga ütleme, et sellist tasuta lasteaeda nagu Reformierakond nagu lubab, vähemalt mis me oleme meediast näinud, Euroopa Liidus ma suutsin tuvastada ainult Bulgaarias, isegi vanad sellised vasakpoolsed riigid, Soome, Rootsi, seal on ka lasteaia kohatasu ja tegelikult väga, väga mõistlikul põhjusel. Esiteks see aitab infrastruktuuri parendada, teine asi õpetajate palgad, Saue vallas ma seda valdkonda juhin, ma ju näen, ja kolmas asi, mis on, ütleme, kas või mõistlik kohatasu, see ikkagi paneb vastutustundlikumalt neid teenuseid nagu kasutama. Aga kui tuleb täiesti tasuta, et aga mis nagu võib-olla Tallinna kokkuvõttes, et selles mõttes sotside ees müts maha, mulle küll see sotsialistlik poliitika ei meeldi, aga nad ütlevad, et me oleme sotsid, me tahame kõrgemaid makse, muid asju. Aga oravad ütlevad, me oleme hirmus parempoolne erakond ja siis mingid trumpavad Tallinnas veel sotse üle oma tasuta lubaduste muude asjadega. See on nagu naljakas. Ma arvan, et Reformierakond siin lõksus ka, eks ole, kui sa hakkad ähvardama, siis sa pead alati olema valmis oma ähvardust ka ellu viima. Et ma ei saa täpselt aru, mis mängu nad mängivad, ma tunnistan. Ma endiselt ei näe, et neil oleks midagi võita sellest, et nad selle linna võimuliidu laiali ajavad. Ma ei usu, et valija, kes võiks Reformierakonna toetada, vaatab seda pealt ja mõtleb, küll tekib nüüd hea asja. Et selle võimuliidu laiali lasid, et tõid jälle Keskerakonna võimuliitu tagasi või siis teine asi, kestab mingi totaalne segadus kuni järgmiste valimisteni. Ma ei usu, et keegi selle eest Reformierakonnale aitäh ütleb, et see ilmselt nad mõtlesid, et nad pressivad selle võimuliiduga selle tasuta hüve välja, need annavad järgi ja siis nad saavad nagu rääkida, et me nüüd tõime suure võidu ära. Et muud sealt kasu küll kuidagi näe, aga nüüd nad on oma ähvarduse lõksus, mulle tundub suuresti ja ma ei teagi, kuhu nad siis nagu sellega edasi tüürivad või mida nad sellega edasi peale hakkavad. Täitsa nagu selline, ja küll neil on seal tagataskus veel igasuguseid muid asju välja seal pakkuda. Ma mäletan siin ka viimastel päevadel tuli selle Krullikvartali arendus ehk siis vana raudteealale sinna kuidagi rajada veel üht-teist pargitaulist ja jalgrattateid, nagu meid Tallinna linnas ikkagi teatud inimene armastab rajada või vähemasti rääkida sellest hästi palju. Eks seal neid lubadusi oli ju tegelikult ka veel, mis ei läinud päris kokku, ütleme võib-olla sellise ühtse koalitsioonipoliitikaga. Suht segane oli ka vist eelmise nädala Ekspressist, ma lugesin, oli see Vene kultuurikeskuse ja Salme täpselt see sama ka veel. Täpselt see sama ka, jah. Loed ja tegelikult ei saa aru, et aasta tagasi, kui seda uut koalitsiooni tehti, siis oli üks Reformierakonna põhinõudmine, et märgid maha kõik eestimeelseks ja saadame selle kultuurikeskuse laiali. Nüüd, kui linnavalitsus tegema on hakanud, siis kuidagi hästi kavalalt tulevad Reformierakonna fraktsiooni liikmed, et see pole küps ja seda ikka päris välja ei saa, et ma arvan, et see on suhteliselt selline orkestreeritud tegevus.
No nüüd nad tegelikult välja öelnud, vähemasti täna hommikuse seisuga, me salvestame seda podcasti neljapäeval, 26. juunil, ütlen lisaks selleks ära, et te saaksite võib-olla tagantjärele kuulata, stateerida, et millal me seda juttu räägime, et muidu vahepeal toimuvad asjad nii kiiresti. Et ja küll, reedel, et siis 27. tuleb siis Tallinna Reformierakonna juhatus välja siis uue linnapea kandidaadiga, oma linnapea kandidaadiga. Kui nurka nad praegu siis ikkagi surutud on, ma ütlesin 5 korda, vähemasti keegi on kukku lugenud, nad siin praegu jundivad seda tegevust kogu linnas. No ühel hetkel nad peavad, kas nad jätkavad seda siis või nad peavad ju mingi otsuse tegema, kui nad juba praegu räägivad täis, ütleme ikkagi väga tõsiselt linnapea kandidaadist, no kes ilmselt võib-olla ongi Pärtel-Peeter Pere, suuresti ta ilmselt nii ongi, noh, kas siis ongi see nii-öelda, ongi otsustatud, et kõik läheme laiali? Üks teema on järgmiste valimiste linnapea kandidaat, eks ole. No üks teema küll, aga täna on ju ka oluline, kes siin ette võtta. Kuidas neil on väga keeruline praegusest olukorrast tõesti välja tagurdada, eks ole, et kui ülejäänud osapooled jäävad endal kindlaks ja räägivad rahulikult seda sama juttu edasi, et me oleme valmis veel siin vähendama seda kohatasu, mis on absurdne, aga sellega nad on ju nõustunud tegelikult ja rohkem järgi ei anna, siis kui Reformierakond nagu lihtsalt siis nagu loobub või alla annab, siis jäävad nemad nagu napakasse olukorda, eks ole, et nad on ennast väga lõksu mänginud tõesti selles mõttes, et kus see võit neile paistab, seda kohta ma praegu ei näe neile. No, ja nad on pildis praegu kõvasti, see kindlasti aitab, Pärtel-Peeter Pere saab näidata ennast lõpuks mitte kastijalgratta kangelasena, vaid sellise tõelise nagu võitlejana, mingi toreda sotsialistliku hüve eest, siuke tubli leenillik tegelane, aga nagu suures pildis Reformierakond keerulise olukorras. Ma arvan, et kui keegi sellisest võimuvahetusest võidaks, et kui nad Keskerakonnaga teevad, siis pigem Kõlvart ja Keskerakond, kes tulebki ütleb. Nemad võidavad, jah. Okei, poisid, saite nüüd, või poisid tüdrukud, saite nüüd aasta-poolteist proovida, te ei saa hakkama. Ilma Keskerakonnata tegelikult Tallinnat nagu ei juhi ja Reformierakond õnneks või kahjuks saab ikkagi uue pitsati juurde, et partnereid on reidetud, nii et Keskerakond võidab juba praegu ja võidab edasi, ükskõik mis pidi see asi lõpeb, Keskerakond on siin võitja. No aga ometigi mind hämmastab eelkõige see Pärtel-Peeter Pere julgus seda teha, et tegelikult ta ei ole ju väga kogenud poliitik, et ta nagu ikkagi on kuidagi nagu kontrolli alt väljunud, vähemasti mulle tundub. Peaminister, erakonna esimees Kristen Michal on öelnud, et hea küll, et tema neid Tallinna asju ei kontrolli, ei taha kontrollida. Me oleme siin sellest rääkinud, aga täna tundub, et kas siis on kuigi nii-öelda üleriigiline kontroll tal ka või absoluutselt ta paneb siin soolot. Pärtel-Peeter Pere on vahva suhtleja ja selline tore inimene, aga ei tema, ma arvan, ei ole tema julgus kasvanud, temal on lihtsalt selja taga Kristen Michal, kes ütleb, et nüüd teed nii ja nüüd teed naa ja kogu lugu ja nii lihtne see ongi. Jaa, tore kuulata. Lihtsalt ei ole seal, need ei ole härra Pere otsused, see on selge. No vaata siis, et ikkagi on erakond juhib seda sealt kuskilt kõrgemalt ja nendel on kindlasti vaja nagu öeldakse, reitingut teha, ega see, mis nad praegu, kus nad praegu on, ega ei ole ju sugugi ju väga hea. Ma arvan, võib-olla isegi väga palju Tallinnale ei peatu, aga ütleme ka selliste nii-öelda partnerite vahetuste, muude asjadega, tihti on vaja nagu leida nagu vaenlane, alati on olnud, kas oli see siis Keskerakond omal ajal vaenlane, oli ta Riigikogu valimistel nagu EKRE vaenlane, täna on minu arust väga keeruline Tallinnas maha müüa, et näiteks ma ei tea, Ossinovski või Isamaa või Eesti 200 oleks kuidagi nagu vaenlane, Ma arvan, nad jäävad selles mõttes, nad jäävad nagu selles mõttes sätta, ei ole vaenlase kuju, nad võitlevad nagu tuuleveskitega. Kindlasti nad, kui Reform tõesti selle laiali laseb selle liidu seal, siis kindlasti sotsidele nad panevad mingi paugu ära ja juba teist korda järjest väga, väga valusalt selja tagant ikkagi luganeeru, ega 2 korda järjest ju tegelikult sotsidele siis tehakse. Ja kindlasti Ossinovskit see kindlasti kahjustab ja sotsi tervikuna, et see näitab neid nõrgana, kui nad nüüd praegu selle võimu Tallinnas kaotavad, et võib-olla siis
Reformierakond mõtleb, lasis olla halb kõigile, et võib-olla et kõigi reiting kukub, et äkki siis nende oma seal kukub vähem kui näiteks sotside oma, et seal käib ju väga võrdne võitlus sotside, Isamaa ja Reformi vahel selle toetusprotsendi pärast, just Tallinnas konkreetselt. Et võib-olla nad loodavad midagi sellest võita, aga väga keeruline aru saada. Ma isegi võib-olla natuke Siimule vaidleks vastu, et kui nüüd see 2-3 kuud enne valimisi see vahetus tehakse, ma arvan, Ossinovski ja sotsid võivad saada isegi väikse sellise märtri kuvandi, et mis nad nagu Tallinnas teinud on, ei ole otseselt nagu midagi varastanud ja lõhkunud ja kaabakad olnud, et kuidas valija sellesse suhtub, ei tea. No aga kolime alt linnast üles Toompeale ja võtame ette Riigikogu, kes tegelikult ju oma selle aastase sessiooni vaikselt juba ühele poole tõmbab, minnakse pikale ja mõnusale suvepuhkusele, aga tegelikult ju jääb ka sinna sellesse samasse perioodi ju valitsuse vahetus ju tegelikult sellesse samas, ütleme siis, hooajal on see kõik ju toimunud. Kui nüüd ütleme väike lühiülevaade teha Riigikogu tööst, et kas jääb midagi väga sellist tähelepanuväärset ka silma, millest tõesti, ütleme siis ka võib-olla tulevikus väga kõva häälega räägitakse. Ehk siis jääb ajaloo anaalidesse. Siim? Ma arvan 2 suurt asja, üks selline vähem või ütleme rõõmustavam asi oli kindlasti see valimisseaduse muutmine, et võeti ära, just eelkõige teeb rõõmu, et Vene kodanikelt valimisõigus ära võeti. Aga seal on mitmeid tagasid ka, eks ole, et ma ei saa siiamaani aru, miks teha sellist otsust, et võtta ära ka mittekodanikelt valimisõigus, aga teha seda järgmine kord. Et me anname teile ühe võimaluse meile tagasi teha selle eest, et me teil järgmine kord valimisõiguse ära võtame. Poliitiliselt midagi nii rumalat on raske minust välja võelda. Ma saan aru, et tavaliselt need rumalused tekivadki kompromisside tulemusena. Et üks tahab, et üldse ära võetaks ja teine tahab, et üldse ära ei võeta ja siis jõutakse kompromissini, et võtame siis järgmine kord, laseme need seekord veel valima. Aga tulemus on ju see, et need inimesed lähevad ju kätte maksma. Paljud neist. See on sama nagu kuskil näiteks ütleme töösuhetes, et ütled, kuule, ma lasen su aasta pärast lahti ja nüüd see aasta tee veel... Tee hoolega töötsi vahepeal. Ja ole mulle lojaalne, on ju. Et midagi nii rumalat ikka tõesti, kuidas ikka välja kukub, eks ole. Et sellest on nagu kahju, kokkuvõttes õige suund. Ja teine asi, mis muidugi meelde jääb, on kõik need maksutõusud, kogu see maksukarneval oli see sõna, mida Kristen Michal lubas, et ei tule ja mis siis kohe tuli. Kohe pärast seda, kui ta lubas, et seda ei tule. Et see jääb Eestit saatma nagu probleemina tükiks ajaks, üle jõu elamine, kulude mitte kokku tõmbamine, need riigieelarved, eks ole, mis siin tehakse järjest, see kõik mõjutab meie elujärge veel pikalt. See nagu öeldakse, et need mõjud ei ole ju, nii konkreetselt ei paistagi alati välja selle sama valitsuse ajal, vaid nad mõjutavad veel pikalt edaspidi ka seda meie toimetulekut siin Eestis. On sul, Andres, omad tähelepanekud Riigikogu? Ütleme sellest pooleaastasest tööst. Ütleme nii, et ma nii peeneks ei läheks iga konkreetse seaduse juurde, aga ma arvan, et selle Riigikogu koosseisu, eriti pärast seda, kui nüüd sotsid nii-öelda üle parda visati, et see on selline nagu sankpomm on tegelikult jalaküljes, et sulle Eestit ikkagi nii-öelda juhib valitsus, kelle toetus on 2 peale kokku alla 20%. Ütleme, Eesti 200 on seal 3-4 juures, Reformil seal 16-17, et ei ole tegelikult seda nagu legitiimsust. Ja isegi kui sa tuled ka selliste mõistlike otsuste, muude asjadega, sind võetakse ikkagi sellise teatud sellise reservatsiooniga. Ja ma arvan, see nagu mõjub tegelikult. Ja eks Reformierakond, ma arvan see, et ta Tallinnas on, tõmbleb, et riigis tegelikult midagi teha ei ole. Sest ma olen aru saanud, et ega keegi ei taha tänases olukorras valitsusse minna, ja Isamaa ja EKRE naudivad seda, et nad ei pea valitsusvastutust kandma. No siia perioodi lõppu jäävad kindlasti 2 olulist seadust. Üks on see siis rahapesu andmete või see suurem seadus, mis siis räägitakse siis rahapesu andmepaketist või kuidas soovite, et mida siis president siin veel oma töölaual veel menetleb, et see on kindlasti palju furoori pakkunud. Tundub kangesti, et see ilmselt
ikkagi presidendi poolt pannakse veto peale, vähemasti mulle isiklikult tundub, et see ei tea, aga naljakas oli vaadata, kuidas nüüd siis tagantjärgi seal Isamaa ärkas ja hakkasid väga hästi tulevalt rääkima. Oi, et kus tuli hästi palju välja. Kuule, Urmas Reinsalu, kus sa olid siis, kui need Riigikogu istungid toimusid? Kus magasid kodus või? Et siis nüüd tagantjärgi kirjutab presidendile haleda kirja, et kuule ära kuuluta välja. Miks sa enne sellest ei rääkinud? Nojah, aga teine asi on kindlasti presidendi enda valimise kord, ehk siis vabariigi presidendi valimise kord, mis on ka selline, hea küll, et me leidsime Riigikogus ühtse konsensuse, et seda võiks teha, tegelikult on see suuresti Eesti 200 poolt initseeritud seaduseelnõu, vähemasti nemad on nagu juhtivpartei seal selle koha pealt olnud Riigikogus, et seal tegelikult ka mitte midagi ei ole, ei muutu, lihtsalt mingisugused päevad, 4 päeva pealt muutub 12 päeva peale see kandidaat ülesseadmise kord, aga jälle kisa kui palju ja rõõmu kui palju, et me vähemasti astume samme, et tuleb presidendi valimise korda muuta ja keegi ei räägi seda, et enam, et võiks ikka presidendi rahvas valida või näiteks, mis on ju olnud väga aktuaalne. Eks Eesti 200 otsib ka täpselt asja, sama. Mille kohta saab öelda, et me tegime ka midagi seal. No täpselt see ongi see sama seaduses. Ja siis nüüd tegi mingi asja 4 päeva pealt 9 päeva peale või kuidas see oli? 4-12 päeva peale minu arust kandidaatide ülesseadmisega et räägime natuke see sisu lahti, et tuleb esitada kandidaadid presidendi kohale varem, et siis avalikkus saaks nendega tutvuda ja siis oli üks huvitav asi lisandunud, et presidendi kandidaat siis Riigikogu ees saab ka esineda, oli vist kuni 10-minutilise sõna. 10 minutit oli, jah. 10 minutit, et siis ühesõnaga see siis võtab maha seda minu arust eelkõige ajakirjanduse survet, et kus te nüüd siin kapist kellegi välja tõmbasite sala ja meie ei teadnudki midagi, ei tulnud, kes see on, aga siis 10 minutit saate telekast teda vaadata enne seda ja siis juba teate, kes võib presidendiks saada, et siuke ilu asjakene, ega ta sisulist ei muuda. Aga ma arvan, et selle eelnõu käigus võib juhtuda igasugu huvitavaid arenguid, sest kindlasti hakatakse sinna igasugu huvitavaid ettepanekuid tegema selle eelnõu muutmiseks. Ja on ju teada, et vähemalt 2 erakonda Riigikogus tahavad presidendi otsevalimisi, mis on jällegi Eesti põhiseaduse ülesehituse juures oleks täielik jama selle tõttu, et presidendil ei ole võime, kui siis valiks rahvas otse presidendi, kellel ei ole õigust mitte millegi üle praktiliselt siin riigis otsustada. See tekitaks nagu tohutu pettumuse, järjekordse pettumuse laine ühiskonnas lihtsalt, et sa ei saa nagu 2 asja kokku panna, valida kedagi otse, anda talle tohutu tugev mandaat ja siis üldse mitte anda talle mitte mingit võimu. Et siis ta vaatab pealt, kuidas teised valitsevad, et see nagu ei lähe kokku aga selle eelnõu nii-öelda menetlemine, eriti kui valimised hakkavad lähenema jälle Riigikogu valimisest, see võib päris huvitavaks minna. Nii et Riigikogu on olnud oma ülesannete kõrgusel kokku võttes. Ja mis on huvitav, et vaata seda juntimist ja seda jama pole olnud pärast seda, kui see Riigikohus tegi selle lahendi, eks ole, kus ta tegelikult Riigikohus oma otsusega tegelikult tappis selle pidurdamise meetodi ära ja nüüd ongi nii, et kokkuvõttes sellest võidavad kõik või mis sa, Andres, arvad? Ei tea, ei oska öelda, aga ma arvan, see on mõistlik, jah. Aga tööaeg läks normaalseks, ei pea enam ööistungeid pidama ja kõike muid sinna juurde, ei pea elama seal Riigikogu saalis teinekord, kui väga otsustavad hetked on käes, eriti riigieelarve menetlemine, hääletamine. Ma ei tea, ajakirjandusel võib-olla vähem põnevust, et seal öösiti mööda koridore saadikuid taga ajada, et kes kuskil magab või kes kuskil õlut joob. Üks segment kaob jälle ära Eesti rahvale midagi näidata. Jah, võib-olla seda tsirkust oligi ühel hetkel seal Riigikogus nagu liiga palju, et tahaks nagu tõsisemat tööd näha. Ja äkki tuleb Riigikogu mainel kasuks see, et enam sükest janti ei ole nii palju. Ja meil unustatakse ära see ruttu, ma kardan. Et ikkagi leitakse ikka midagi uut sinna juurde. Ja klounid ei ole Riigikogust ära läinud see muudatuse peale. Ei ole. Aga sa siin tõid juba välja selle, et Riigikogu üks kindlasti suuremaid töövõite jutumärkides oli meil loomulikult see maksufestival, mida korraldati ja mis kindlasti meie elule paneb väga suure märgi, mitte ainult sellel aastal, aga tulevikus. Me teame ju suurepäraselt, et üks oluline tähtaeg on ju ees ootamas 1. juuli, kus siis tõepoolest ka käibemaksu tõus ja
aktsiisitõus, kütuseaktsiisitõus ju peaks ka veel ju rakenduma ja see tegelikult kindlasti lööb meie elu veel kord ja veel hullemini sassi. Aga mida on öelnud selle kohta OECD ehk Euroopa Majanduskoostöö ja Arenguorganisatsiooni eksperdid, et tegelikult nendest maksudest kõigile on Eestile veel vähe. Ja tuleks hakata järjest ikkagi kaaluma erinevaid võimalusi, mis on siis nagu välja käidud. On näiteks pärandimaks välja käidud, hoonete maksustamine väärtuse järgi on välja käidud, maamaksu vabastuse kaotamine, maamaksu tõus isegi on välja käidud, et meil liiga palju doteeritakse seda maamaksu, et see on jälle taas selline üks koht, kus võib-olla riigi raha, ressursid lähevad kuskile valesse kohta, pärandimaks ja maks netovaradele. Tegelikult eks nad kõik ole seotud ikkagi ühe ja suure asjaga, see on inimese kinnisvara, omand ja kõike muud, et sealt pealt ikkagi rohkem veel koorima hakata. Ja see on nende soovitus, et võiks nii olla. Poliitilised jõud on siin erinevalt sellele reageerinud, aga tule ikkagi, nagu ütles Andrus Ansip, taevasappi ja me läheme jälle järjekordse mingite maksupakettidega edasi ja see võib hakata kellelgi ühel hetkel meeldima, et sealt on veel võimalik ikkagi kümnist koguma hakata. Räägime natuke lahti, mis asi see OECD on. Täpselt, et tegelikult, jah. Ma pisut korrigeerin sind, see ei ole Euroopa riik. Seal on ka USA ja Kanada ja Tšiili, kui ma eksi, ja sellised huvitavad riigid ka, eks ole. Jaapan, Lõuna-Korea. Ja selles mõttes on ta väga hea ja huvitav organisatsioon, olen nende sündmustel käinud, mida on ka näiteks USA minister juhtinud ja sellised väga tugevad sündmused, väga hästi korraldatud tihti. Ja seal on ikkagi selline, seda kutsutakse ka rikaste riikide klubiks, seal siis sellised edukamad riigid omavahel arutavad ja vahetavad kogemust, kuidas mingeid valdkonna probleeme lahendada. Nende pluss on see, et nendel on väga hea statistika, nad teevad kõvasti tööd oma liikmemaksude eest või selle oma eelarve eest, mida nad saavad riikidelt sealt raha. Ja siis nad annavad väga häid majanduslikke ülevaateid, muid haridusvaldkonnas väga häid ülevaateid, väga head statistikat saab nende käest. See on nüüd see hästi positiivne pool. Nüüd aga nendel on sinna juurde, kuna neil on seal eksperdid olemas üldiselt põhiliselt Pariisis, siis nendel on seal teine pool ka, et siis need eksperdid ja erinevad need töörühmad otsivad endale tegevust ka nii, et nad üritavad kuskilt leida mingit rahastust ja siis selle rahastusega siis teha mõnele riigile mingit analüüsi, mingit lahendusi, kas sadamate, ma ei tea, logistika teemal või mis iganes teemal, mis seal need eksperdid endale nagu südamel lähedaseks peavad ja välja töötavad ja näiteks on sellist varianti, et näiteks Maailmapank rahastab ja OECD teeb Eestile mingi analüüsi, ma ei tea, näiteks jäätmete teemal. Ja siis nüüd, ma ei tea täpselt selle uuringu tausta, kuidas ta on tekkinud, aga ma kujutan ette kuidagi samamoodi. Et see OECD, et meile jääb nagu mulje, ajatakse avalikkuses mulje, et nüüd mingid suured tähtsad ja targad onud ja tädid otsustasid ja andsid meile nüüd mingi ülesande püstitasid Eesti riigile. Et see ei ole nii, et see on kuskilt leiti raha ja tehti üks projekt. No see on selle asja sisu ja tihti need eksperdid, kes sinna Pariisi kogunevad, kipuvad olema vasakpoolsed, midagi parata, nii või ikka, istuvad sellise avaliku sektori, seal sellise mõnusa raha peal kuskilt IMF-ist või kuskilt oli mingi rahakene ja siis teevad oma projektikest. Ja milles ma nagu nendega nõustun, on see, et kui see Eestis hakkab see asi käest ära minema, et omal ajal me olime seisukohal, et tarbimismakse pigem võiks tõsta, nüüd on tarbimismakse ülemäära tõstetud ja siis samas neid tööjõumakse on ka, ehk siis nii kaudseid makse, tarbimismakse kui ka otseseid makse ehk tööjõumakse, mõlemaid on tõstetud üle piiri, liiga palju. Kui see on nüüd tahta näiteks tööjõumakse vähendada, mis oleks minu arust Eesti jaoks mõistlik ja samas mitte vähendada riigieelarvet, siis on küsimus, et millise teise maksuga me seda asendame. Ja ma arvan, et kogu seda OECD ettepanekut tuleks vaadata, õigemini seal teatud ekspertide ettepanekut, tuleks vaadata selle pilguga, et kui me tahaksime kuskil makse vähendada, et kuidas me võiksime seda kogu oma maksustruktuuri teise koha peale natuke lükata. Et ma ei laidaks seal kõike kohe maha, aga siis tuleb vaadata, et mis on nüüd ühe maksuplussid, eks ole, ja teise maksuplussid, aga mitte nii, et me kärutame veel makse otsa, kindlasti ei tohi selle asja peale vaadata nii, et see tähendaks mingit täiendavaid uusi.
makse nii, et teisi makse ei vähendata. Parempoolsete seisukoht on ikka selge. Me peame Eesti maksukoormust tervikuna vähendama, eriti praeguses raskes majandusolukorras, kus me teistest riikidest hakkame järjest rohkem maha jääma. Me peame maksukoormust vähendama, aga meil kuidagi esitatakse seda nii, et nüüd on jälle uus võimalus kuskil veel midagi juurde küsida, eks ole, et see on see suur viga nende ettepaneku vaatamisel siin. No ma vuristasin kiirelt ette, tegelikult eks need on sellised erinevad võimalused, mida need samad eksperdid ka välja pakuvad, et olukorda nagu nii lahendada, aga tegelikult see, mis sa nüüd nagu lahti räägid, see ju tundub täiesti mõistlik olevat, et tõepoolest, et meie maksud ei olegi sugugi proportsioonis, loomulikult võis tunduda, et ma siin lugesin ette mingisugune 5-6 maksu, et kõiki hakatakse nüüd rakendama. Nagu maksud tegelikult on oluline riigi finantsmehhanism, aga nagu siin tõigi välja, siis ikka tegelikult oleme praegu ikkagi väga kaldu siin kuskil. Ei ole see proportsioonis. No ei ole et selles mõttes Siimuga nagu täitsa nõus, et ka kõiki makse võime tegelikult arutada, aga oluline on ikkagi see nii-öelda lõplik maksukoormus. Et kui minult nagu küsida mu isiklikku eelistust, siis mina pigem eelistaks ka, et maksustada nii-öelda tarbimist ja sellist käitumist, võib-olla läbi sellega nagu suunata inimesi tegema nagu mõistlikumaid otsuseid kui muid asju. Aga paraku tundub nii, et kuna see riigieelarve on ikkagi nii sügavas miinuses, teise poole pealt ma kuulen juba siin ka mitmetest omavalitsustest, et koondatakse nagu inimesi, et kui nüüd tänased nii-öelda valitsejad, on hea öelda või mitte, et kui et näe veel üks võimalus kuskilt midagi nagu võtta, ma arvan, see ei ole nagu aus kaup, et seda enam, et kui me vaatame tegelikult riigi kulud, mis on ikkagi kasvavad jätkuvalt nagu pärmil, nendega keegi tegeleda ei taha, et kärbime natuke siit, kärbime natuke sealt jutus, aga kui me vaatame seda tervikuna riigieelarve sellist nii-öelda suurt struktuuri, pool on sisuliselt tegevuskuludest on Sotsiaalministeeriumi haldusala. Ja kui ka peaminister ütleb, et võt seda me ei puutu, kaitset ei puutu, midagi veel ei puutu, lõpuks ei saagi midagi puutuda, see eelseisev tegelikult ju käibemaksu tõus on ju ka praegu jälle, millegipärast just praegu on hakanud erinevad siis, ütleme, kaubandusketid ja kõik muud sellised, kes sellega otseselt tegelevad, juhtima sellele tähelepanu. Siin on jäänud mingisugune nädal aega, mitte keegi seda tagasi ei keera enam. Ja nüüd siis pommitatakse väga tõsiselt erinevatest kahuritest kõike seda, et miks ikkagi see käibemaks tõuseb ja mis see tähendab kogu meie toidu hinnale, et see tegelikult tähendab mitte ainult 2% tõusu, see tähendab suuremat tõusu, see teeb meist Euroopas teise riigi käibemaksu, toiduhindade käibemaksu osakaalu osas, et Taani esimene seal 25-ga, meie oleme siis nüüd teisel kohal 24-ga, meie sissetulek on oluliselt väiksem keskmine sissetulek kui taanlastel ja selge on see, ja seda juba arutatakse vähis valjult, et see kaupmees ja tootja ei jäta sealt seda marginaali kindlasti mitte 2% peale, see tõuseb veelgi. Ja siis ühel hetkel ma ei tea, kuhu meie toiduhinnad siin ülesse kerkivad. Praegu ennustatakse meil, eks ole, siin üldist hinnatõusu 6% aasta peale. Ma kardan, et see võib olla rohkem, eks ole, eks kaupmehed muidugi valmistuvad pinnast ette, et nad ju saavad aru, et inimene on pahane, kui ta läheb 2. juulil poodi ja saab aru, et jälle kõik hinnad on tõusnud, eks ole. Ja ilmselt nad ei ole tõusnud mitte see 2% punkti, vaid rohkem, eks ole, see kõik lööb inimesi valusalt ja jälle on nagu kurb selle juures see, et ega ta siis ei löö nii valusalt Riigikogu liikme tasemel palka saavaid inimesi, vaid ta lööb just neid madalapalgalisi väga valusalt, kellelt jälle võetakse seda viimast, eks ole, et selles mõttes nagu väga vale koht, kuhu praegu maksu tõstma minna. Pluss kõik asjatundjad, kes vähegi seda maailma jagavad, ütlevad, et kui sa tahad majandust saada kasvule, siis sa ei tõsta selliseid makse sellisel hetkel, vaid sa vastupidi alandad neid makse, kui sa tahad oma majandust elavdada. Eesti valitsus teeb täpselt risti vastupidi sellele, milles kõik saavad aru, et see pidurdab majandustõusu paremal juhul või viib jälle uude langusesse meid. Kõik saavad sest aru ja nad ikka teevad.
et sellises, kui nad selliseid valikuid teeb, siis ma tõesti, mul on ka küsimus, võib-olla pigem oleks selle, ma ei taha nüüd siin kurja välja kutsuda, aga pigem võib-olla sellises kontekstis tundub mulle see mingi pärimismaks isegi nagu mõistlikum, kui see käibemaksu tõus antud hetkel. Sealt vist ei tule äkki nii palju sisse. No ilmselt mitte, aga kokkuvõttes jah, nad peavad kärpima, nad peavad kärpima, mitte makse tõstma, muidu me ei tule sellest jamast välja. Üks asi on ka need nii-öelda absoluutnumbrid, aga ma vist mõned päevad tagasi nägin ka seda ostujõu nii-öelda Euroopa Liitud, et ostujõus me oleme praktiliselt Euroopa Liidu mudas juba niimoodi, et ja ma arvan, et inimestel on nagu väga põhjust olla tegelikult pahane. Paljud tõesti võib-olla ei saa aru, et millest see nagu sõltub, aga siin tulebki ikkagi Toompeale vaadata. Aga võtame siit uue teema ette ja see on haridus. Ja küll, et me oleme siin hindadega, käibemaksuga mudas, aga oleme ka haridusega mudas, tuleb välja ja siin mitte väga ammu tagasi ju väga palju kuulutati sellest, et meil on gümnaasiumikohtade nappus, suurlinnades Tartus, eriti Tartu hakkas seal kohe kiiresti mingisuguseid otsuseid vastu võtma, Tallinnas, seal on veel paljudes kohtades. No Andres, sa tead seda olukorda täpsemalt, et mis meil siis nüüd juhtunud on, et tõepoolest, kas me ei suuda siis enam anda ka kõigile nendele inimestele, andke mulle andeks, kes Eestimaal alles jäänud on noored inimesed, kvaliteetset haridust, et meil lihtsalt hakkab lappima gümnaasiumi kohtasid. Ma nagu laias plaanis julgen öelda, et Eestis on jätkuvalt väga hea kvaliteediga haridus ja ütleme riigigümnaasiumite tulekuga ma arvan, et ka gümnaasiumihariduse nii-öelda kvaliteet ja teadlikkus sellest on nagu tõusnud. Aga teine pool on ikkagi see, et kui ütleme siin arenenud Euroopa riikides, me võtame ka ütleme Austriat, Šveitsit, Soomet, Saksamaad, et kui seal läheb nii-öelda peale põhikooli gümnaasiumisse või nii-öelda akadeemilisse keskharidusse kuskil selline 55%, siis Eestis läheb peaaegu 80% lähevad. Ehk siis sellisesse kutseharidus on võib-olla natukene mõnda võib-olla solvab, ütleks siis nii-öelda rakenduslikku keskharidusse võiks meil nagu oluliselt rohkem minna noori. Aga ütleme, ka see on ju tegelikult probleem, mis hüüdis tulles. Me ju teadsime 15-16 aastat, ütleme natuke vähem, kuskil 13-14 aastat tagasi, kui palju noori meil täna põhikooli lõpetab ja vajavad nii-öelda edasiõppimiseks kohtana. Et pigem ma vaataks ikkagi nii-öelda laiemalt ütleme, ministeeriumi ja riigipoliitikute otsa, et mis on selleks tehtud, et meil lisaks gümnaasiumi kohtadele oleks ka nii-öelda sellist rakendusliku keskharidusega kohti, kus nagu õppida. Ja täna on see nii-öelda punn on jõudnud sinna ja nüüd ongi laiutame käsi, et on jamana. Ongi jamana. Eks see kutsehariduse selline prestiis on olnud lihtsalt kehva Eestis? No ma ütleks isegi seda, et Tallinn ja võib-olla Tartu on ka kutsehariduses päris häid õppekavasid on. Et miks ma nagu räägin, et mul tegelikult oma laps siin eelmine nädal lõpetas Tallinnas Polütehnikumi, omavahel naisega rääkisime, et jumal tänatud, et omal ajal gümnaasiumisse sisse ei saanud. Täna on kutsekool läbi, põhimõtteliselt tööpakkumine on laual ja tööandja on ka öelnud, et sa lähed edasi ülikooli, et me võimaldame sul 0,2 või 0,3 koormusega tööd teha. Ja laps on nagu rahul, tal on mingi oskus, isegi kui ta võib-olla seal ülikoolis nii hästi ei edene või ei meeldi, tal on mingi töö olemas. Aga puhas gümnaasium on minu arust nagu tupiktee, et sa pead minema kuskil edasi ülikooli. Aga ma arvan, et see on ikkagi see probleem, mis nagu hüüdis tulles ja võib-olla siin ei peaks vaatama mitte ainult viimast ministrit, vaid ka eelviimast ja eelviimast, et mis selleks tehti. Ja põhiline on ikkagi see retoorika, et mida praegune siis haridusministeerium kannab endas on sellised väiksemate maagümnaasiumite väljasuretamine, et sealt ei peaks olema nii palju neid kohti ja võib-olla ei olegi vaja või kuidas tundub? Ma olen sellega nõus, et need väga väiksed gümnaasiumi ei peaks olema, vaid nad peaks olema piisavalt suured, et seal suudetaks ka pakkuda erinevaid täiendõpet või lisaõpet. Andres teab, mis see õige termin selle kohta on, ühesõnaga, et sa seal ka natuke reaalsest elust rohkem teada saad, mitte ainult väga teoreetiliselt ei õpi seal bioloogiat ja matemaatikat väga niimoodi teoreetilisel tasemel.
et minu arust nagu see gümnaasium peaks minema natuke elule lähemale, et võib-olla peaks nagu lähendama natuke, et see kutseharidus või see rakenduslik haridus peaks liikuma pigem nagu gümnaasiumi suunas, selles mõttes, et seal peaks üldainet tugevamaks muutuma ja gümnaasium omakorda peaks muutuma natuke elulisemaks. Et tegelikult see erinevus ei peaks olema, sellest on tegelikult räägitud juba 20 aastat, et vaat kui ka, eks seal ikkagi lapsevanemad muretsevad, eks ole, ja see mure on see, eks ole, et tundub lapsevanemale, et see otsus on nii pagana lõplik, et kui see laps läheb selle rakendusliku suuna peale, et siis sealt tal enam seda kõrgharidusteed ei ole, et mul on nagu hästi hea meel see, mida Andres praegu räägib oma isiklikust kogemusest avameelselt, et see võimalus on olemas, et kui sa oled tubli, sa saad ka sealt minna edasi kõrghariduse peale. Et hoida seda võimalust ja selles mõttes peaks nagu just seda kutsekoole selles suunas tugevdama, et siis inimese jaoks ei ole see valik nii drastiline. Et tõesti täpselt, et tal on võimalus saada mingi kutse, kindlustunne, et tal töö on olemas ja samal ajal minna edasi õppima. See on, ma arvan, see on igati saavutatud tegelikult, kui sellele nagu rohkem tähelepanu pöörata. Vot see ongi see, et vanast ajast on jäänud nagu selline arusaam, et kutsekool, seal on, ütleme, ma ei tea, kokad, müürsepad ja autoluksed. Nagu lae peale. Ja, aga täna vaatad ka, ütleme, sellised, ka polütehnikumis neid õppekavasid, infotehnoloogia, meedia, kõik muud asjad. Arhitektuuri just, näitasid ühele oma ülikooli kolleegile või endisele kolleegile seda õppekava, ütles, et küll siin on pooled asjad, mida me õpetame näiteks bakalauruses, on ju. Aga mulle tuli just sellega seoses tuli meelde, et siin mõned nädalad tagasi meil oli parempoolsete haridusteemaline majandustund, kus siis olid Jaak Aaviksoo, Hando Sutter ja Tiia Randma, kutsekoja juht, et ta käis ühe väga hea mõtte tegelikult välja, et me nagu ütleme ka vanematena ja ühiskonnana kütame nagu sellist ootust lastel nagu noortel ülesse, et umbes sa pead minema gümnaasiumisse, sa pead edasi minema ülikooli ja siis me tihtipeale nagu laseme selle hästi vabaks ja me laseme nagu noortel õppida erialasid, mida võib-olla ei ole ühiskonnale vaja. Ja siis ta küsiski, et kes nüüd vastutab selle eest, et noor õpib gümnaasiumis, pärast ta õpib 5 aastat ülikoolis, saab kätte diplomi, mida tegelikult ühiskonnal vaja ei ole. Õpib haldusjuhiks, millega oli midagi peale hakata. Tööd pole pakkuda, seda ametit pole vaja ja siis me imestame, et miks Eesti on Euroopas esirinnas selle statistika poolest, et kõrgharidusega inimesed, peaaegu 38% äkki, teevad tööd, milleks ei ole kõrgharidust vaja. Kas me teeme siis praegu õige liigutuse, et me ikkagi näiteks, ütleme kas või Tartu näitel, otsitakse juurde neid võimalusi gümnaasiumi kohtade arvu suurendamiseks? Äkki me peaksime ütlema, et aitab kõik piir peal ja sõbrad? Ma nüüd täpselt neid numbreid ei tea, aga ma saan aru, et seal on ka see häda, et ega ka kutsekoolides ei jätku tegelikult kohti. No nii. Või siis teine asi, et siis sunnitakse, võib-olla see on mõnes mõttes, halvas mõttes päästerõngas ka väikestele sellistele kiratsevatele maagümnaasiumitele. Okei, Tartusse ei saanud sisse ja kui tavaliselt peaks nagu ütleme gümnaasium olema selline halduskeskuse keskne, et tõmbab nii-öelda valdadest keskele, et nüüd ta hakkab linnadest neid nõrgemaid õpilasi, kes ei saanud linnagümnaasiumisse, hakkab tõmbama kuskile maagümnaasiumitesse. Ma arvan, see ei ole üldse hea trend. Aastakäigud ei ole ühe suurused, eks ole, et aru saada, vahepeal on vähem, mis vahepeal rohkem ja mingi paindlikkus sul peab olema. Aga seda paindlikkust on ju tegelikult võimalik saavutada selle kohtade arvu reguleerimiseks, sest see ei tule sulle ootamatult, eks ole. Need lapsed, kellest me räägime, läksid kooli 9 aastat tagasi, eks ole. Ja. Et me juba 9 aastat tegelikult oleme teadnud, et see aastakäik on nii suur. Et see ei saanud nagu üllatusena tulla kellelegi. Et see on minu jaoks nagu hämmastav, et kuidas seda siis nagu ette ei nähta, seda probleemi. Nagu demograafiline statistika näitab ju seda tegelikult, ega meil sealt kuskilt ju väga suurt mingisugust plahvatust enam ju ees oodata ei ole, et me jääme ikkagi tiksuma sinna mittegi mingisse kindlasse piiridesse. No, et sa peadki mingi paindlikke varianti loomist vahepeal, mõtle, mõni aastakäik on suurem, siis nüüd tulevad ju selgelt väiksemad aastakäigud, eks ole, järgi, aga need on suuremad aastakäigud, mis praegu gümnaasiumisse lähevad.
no kas see meid päästaks, kui me praegu 400 vanglakohta Rootsile ära anname, et me võiksime gümnaasiumit hakata? Ja, et väike partnertehing, et nemad meile vangid, meie neile gümnasistid. Noh, ja küll, et Rootsi pätid lähevad varakult vanglasse, et siis jäävad gümnaasiumi kohad vabaks äkki. Õige loogika, neil peaks olema vabu gümnaasiumi kohti. Et ostame Rootsist gümnaasiumi kohti vastu. Näiteks ostame Rootsist gümnaasiumi kohti vastu. Keeled suhu ja Euroopasse. No näen, isegi siukene diil on, ma ei tea, miks ta sellega ei ole edasi kuskil. Ei saa poliitikas sellist nalja teha, et ega inimesed ei saa aru, aga... See oli nali, kinnitame kõigile. Ei ole Eesti riigil sellist plaani. Aga üks asi ma tahaks küll öelda, et see minister Kristina Kallas, haridusminister Kristina Kallas jutt, et kõigepealt rääkis kogu aeg, et paneme väikesed gümnaasiumid kinni ja siis nüüd ta tuli välja avaldusega, et need gümnaasiumid, mis alles on, need võiksid siis eelistada omavalitsuse lapsi. Ma ei saa aru, see on küll uskumatu, kus ta sellise mõtte peale tuli, et piltlikult öeldes kõigepealt paneme Toilas gümnaasiumi kinni ja siis ütleme, et Jõhvi või mõni teine, ütleme Kohtla-Järve, et teie eelistage oma lapsi, järgi neid Toila omi võtke või. Et kuidas saab üldse nii pidi mõelda, et peame ikkagi üle Eesti kõigile nii palju kui võimalik selles kontekstis tagama lastel ikka võrdsed võimalused. Aga ma arvan tegelikult, et võib-olla me siin natukene naersime, aga tegelikult on olukord ikkagi tõsine, et mina igapäevaselt töötan Saue vallas, et Sauel meil on ka oma riigigümnaasium ja kui sul on ikkagi konkurss, on 7 õpilast kohale ja vestlusele pääsemiseks pidi sul keskmine hinne olema vähemalt 4,7, et see tegelikult peaks panema ka, ütleme, nii-öelda vanemaid ja selliseid põhikooli õpilasi mõtlema, et põhikool ei ole see, et käin lihtsalt läbi, et see on ikkagi tõsine pingutamise koht nii-öelda edasise hariduse nagu selliseks nii-öelda sujuvaks üleminekuks, et. Aga üks asi, mis kindlasti meie elu veel ka tulevikus võib kujundama hakata, on üks selline väga huvitav tendents, mis siin nüüd ka välja on ujunud siin mõne nädala jooksul ja see puudutab eelkõige Postimees Gruppi ja tema juht Viguure ja kõikvõimalike mõjutamist läbi selle kajastuse, mida nüüd siis armsalt on hakatud urbaniseerumiseks nimetama, ehk siis Ungari riigijuhi Viktor Orbani järgi, kus tegelikult seal meedia on korralikult riigi käpa all ja juhitakse täpselt seda niimoodi, et kui sa nüüd ikkagi sellest kirjutad, siis meie aitame sul või selle otsuse teed, siis meie aitame sul sinu sellist positiivset imidžit natukene ikkagi parandada. No sellised, ütleme siis välja käidud mõtted ja teod läbi teatud isikute kohtumiste on nagu meie ette ja välja ujunud ja seal on päris tuntud ja toredaid inimesi kasutatud ära, et me siin kõik teame, kellest siin jutt on, eks sotsiaaldemokraat Vootele Päist on juttu, ajakirjanik Katrin Lustist ja siis ka Margus Linnamäe ühest advokaadist, et hea küll, need võivad kõik juttude tasandil olla, aga kõigil nendel asjadel on siiski ju mingisugune alus. Me oleme näinud ka, kuidas siis Urmas Reinsalu seal ju teatud kindlasti saadete ees seal säras ja oli ka isegi vist ju siin talle karistus selle eest määratud erakondade järelevalve rahastamise komisjon, kuidas see nüüd täpselt nüüd käis, et kuidas selline tendents, kas see võib süveneda Eesti ühiskonnas? Oleks nagu minu küsimus siin praegu teile, et kui siin praegu juba alged on olemas ja tegelikult sellist polariseerumist ju märgatakse ja räägitakse väga paljude meediaväljaannete puhul. No siin on nüüd 2 poolt, üks on selline nagu ajakirjanduse ärakasutamine mingites ärihuvides, mida siin väidetakse olevat. No täpselt nii. Teine on see selline üldine nagu poliitilise poole valik meediamajadel, ajakirjandusväljaannetel. Et minu arust see oleks nagu väga halb, kui Eestis teksiks sama olukord nagu USAs, eks ole, et kõik umbes suhtuvad nii, et Fox News see on vabariiklaste kanal ja siis CNN on demokraatide kanal ja siis kõik niimoodi vastavalt. Ja siis nad ise käituvad ka juba nii, nagu sellised mingi lojaalsuse järgi, et
seni on meil Eestis nagu asjad väga hästi olnud, ega meie ajakirjandusvabaduse poolest me oleme väga kõrgetel kohtadel alati, no selles mõttes nagu hästi, et sa saad samast väljaandest lugeda nagu eri poolte seisukohti ja no eriti, et mulle ikka meeldib see vana traditsiooniline mõte, et uudis peaks kajastama nagu mõlemat osapoolt, et kui sa kirjutad arvamusloo, siis kirjuta nii, et kirjuta seda oma arvamust, aga kui sa kirjutad uudislugu, siis võta erinevad seisukohad sinna sisse, sõltumata sellest, mille see ajakirjaniku isiklik hoiak on. No Postimees nüüd selgelt on nagu triimas kuhugi. No ei saa öelda, et päris harmoniseerimine toimuks selles mõttes, et nad selle selgelt Postimehe omaniku poliitilised lemmikud ei ole praegu Eestis võimul, on ju, aga muidugi kui nad on võimul, siis see võimaluste pagas laieneb, aga minu arust seal Postimehes on nagu kaks väljaannet on nagu koos. Et üks on selline igatepidi hea ajakirjandus, ma toon näitena poliitika ajakirjaniku Mikk Salu, minust suurepärane ajakirjanik. See ei tähenda, et ma olen alati tema seisukohtadega nõus, palju asju, mis ta kirjutab, ma ei arva nii, ma olen teisel seisukohal, ma arvan samamoodi, teiste erakondade esindajad ütlevad, et nad ei ole palju ka nõus, mis ta räägib, aga ta on minu arust selgelt teeb oma tööd südamega, otsib seda tõde seal ja tihti ka leiab selle. Aga siis on mingi teine ajakirjandus seal samas lehes, mis on eriti näiteks seal keskkonnateemad, millega ma olen palju kokku puutud, sinna on täiesti teadlikult tööle võetud selline ajakirjanik nagu Ülle Harju. No see inimene ei ole ajakirjanik, ta on propagandist. Ta on põhimõtteliselt propagandist, ta ei suudagi objektiivselt ilmselt kirjutada selle pärast, et ta on nii kirglik ühel teemal ja nii ühte poole kaldu, et sealt ei saagi midagi objektiivset tulla, et selline inimene ei peaks töötama mitte uudise ajakirjaniku, ta ju tihti vormistab nagu uudiseid. Ja need ei ole mingid uudised, et ta peaks töötama mingi aktivistide organisatsiooni pressiesindajana ja siis peksma seal ühte auku, eks ole, aga tema kasutab Eesti suurt meediaväljaannet selleks, et lihtsalt taguda ühe poole propagandat. Alati teist poolt halvustades, laimates, seal on ka laimu väga palju selgelt, et kõike muud taolist, sellised kahetised tunded. Andres, kuidas sa seda kõike kõrvalt vaatad? Sest tegelikult ma tabasin ennast praegu mõttelt, kui sa hakkasid seda rääkima, et millal see asi nagu valesti on läinud. Mulle tundub, et selle asja üks põhjuseid on olnud nende meediamajade moodustumine teatud gruppide vahel ja tegelikult eks siin ongi kaks suurt meediamaja nagu asja kontrollivad ja teatud huvid on mõlemal meediamaja juhtidel nagu olemas poliitilised huvid. Et sellest on see tekkinud. Et selle pärast võib-olla ongi see asi niimoodi läinud, sest et üks ei kasuta teise, ütleme, väljaande või meediamaja allikaid väga palju ja siis ka teistpidi. No, need inimesed on nagu nii-öelda ka ära grupeeritud. Ma ei tea, praegu mõtlesin selle peale, et äkki see on sellest ajast peale, kui see asi käis niimoodi või toimus selline suur meediamajades grupeerumine. Ei oskagi nii öelda, eks sa vaatad ikkagi tihti ka nagu oma valdkonna pealt ja siis sa tajud, tunned mingit isiklikku kogemust, et ma ei tea, valimised lähenevad, ma lihtsalt toon näite, et see küll see vist ei olnud Postimees, äkki see oli mingi teine väljaanne. Pakud sellist arvamuslugu, ma ei mäleta, kas ta oli vist ka lasteaiakohtadest või kohatasudest, selline sisuline andmed nii ja naa. Siis arvati, et seal ei ole nagu uudisväärtust, et ja poliitika on ju. Ja siis teed selle sama väljaande lahti, kus nii-öelda ühe linnavolikogu liige umbes heidab ette, et linnavalitsuse liikmel on koer töö juures kaasas suur lugu, et koerte koht ei ole ikka linnavalitsuses. Kuidas poliitikud ei saa, et nüüd siis nagu saavad, on ju. Aga see, mis nagu Siim ütles, et tõenäoliselt ikkagi ajakirjanikel igal ühel on mingi südameteema, et kui me võtame näiteks palju kõneainet lõinud Metsküla kooli, minu arust on kokku loetud vist, et seal üks aktiivne nii-öelda toimetaja või kirjutaja kirjutas kas ligi 30 arvamuslugu, juhtkirja, artiklit selle kohta, et kui halb on Lääneranna vallavalitsus ja kõik muud asjad, et ajakirjandusest oli see ikkagi suhteliselt kaugel.
aga nii, selliseid asju tuleb Eestis ette ja tuleb päris tihti ette tegelikult, et keegi on ka hakanud mingisugust sõda pidama kellegi vastu ja siis nagu külvatakse järjest selles samas stiilis. Ja aga ikkagi see, katsuks kuidagi selle juurde, kui saaks, ma ei tea kuidas, aga saaks selle juurde tagasi tulla, et uudises kajastage mõlema poole seisukohti ja olge uudises objektiivsed. No eks see tegelikult ongi eesmärk ja kindlasti väga paljud sellest juhinduvad, ma olen väga 100% veendunud, et seda nii tehakse, aga teinekord tuleb ikka välja nii nagu kuidagi ei tahtnud, millegi pärast see niimoodi juhtub, ma ei tea miks. Või siis on nagu piibel, et igaüks loeb sealt välja see, mida ta tahab lugeda, et aga siia lõppu lubasime veel rääkida ühest olulisest presidendivalimisest ja seekord mitte kindlasti Eesti presidendivalimisest, kus tähtaeg nagu lükkas ju muutus, aga Eesti Jalgpalliliidu presidendivalimisest. No sellist furoori ühe presidendivalimise puhul võib-olla ainult näha meil vabariigi presidendivalimiste korral, ega siis muud ei olegi, ülejäänud pannakse kuskil paika, kui kuskil mingis ettevõttes on. Aga oli kismat ja oli igasugust seda, mis käib ühe valimise juurde, poriga loopimist, nagu siin väidetakse, on siin sõimamist olnud ja halvustamist ja kõike muud. Valiti siis ikkagi mees, kes seda liitu on juhtinud 20 aastat ja valiti ikkagi niimoodi, et seal tegelikult ei olnudki võimalik võitjaks tulla, sest et kogu süsteem on välja või üles ehitatud niimoodi, et kõik valijad on temaga seotud, et seal ei saagi teistmoodi. Seda on nimetatud ka, et või vähemasti toodud välja selline võrdlus, et millise MTÜ juhi valimisi nii palju Eestis jälgib, aga tuleb välja, et see on Eesti Jalgpalliliit, mis juriidiliselt on ju mittetulundusühing ja rahad seal liiguvad loomulikult suured ja prestiiž on kõva ja kindlasti nüüd läheb asi edasi vana juhtimise käekirja järgi, ei tea, kas muutuma midagi või muudatakse ka midagi, aga kuidas Andres, sina seda kõike siit kõrvalt jälgisid, ma tean, et jalgpalli suhtes sa ei ole ka sugugi mitte ükskõikne. Oi ei. Aga ma proovisin selle jalgpalli sellest välja jätta ja teine asi, ütleme kogu selle presidendivalimise tralli nagu teise kasti panna, aga ma arvan, et ega meie jalgpallimaastik ei ole enam selles mõttes nagu endine, et kui varasematel aegadel ei olnud nagu tõsiselt võetavat konkurentsi, Aivar vist viimased, ma ei tea, 3-4 korda on vist ainus kandidaat olnud. Ma ikkagi selles mõttes nagu vaatan tulevikku, et see süsteemi tagantjärgi kirumine, ka majoritaarne süsteem, et võitja võtab nagu kõik, on ju, kuigi ütleme ka Klaavani tiimis oli väga asjalikke inimesi, keda tuleks võiks kasutada. Keda mitte ei võiks, vaid tuleks kahe käega ja mingi küünte ja varvastega hoida nagu Eesti jalgpalli küljes nagu kinni, on ju. Et süsteem selline on, tõesti on tobe, et eks kõik need nüansid toodi välja, kuidas valisid võib-olla klubide esindajad, kellel ei toimugi enam mitte mingit jalgpallialast tegevust, kõiki muid asju, aga ma loodan, et mingil hetkel see võib-olla selline see tuhk langeb ja et ka tänane kaotaja, ma tegelikult isegi ei ütleks, et Ragnari või Klaavani kohta kaotaja, et pigem ta tegi endast kõik, et tema sellist usku, värskust panust oleks Eesti jalgpalli nagu juurde vaja, et seda tahaks nagu näha. Ja ma väga loodan tegelikult, et Aivar nagu ka seda peaks tegelikult nagu arvestama, et ei tekiks ka nagu poliitikas, et kus sul ühe erakonna sees toimub selline sisevõitlus ja siis kaotaja kas lahkub või lüüakse mudasse, et viimane president, kes enne teda oli Indrek Annik ja ka tahtis ja üritas ikkagi maailma muuta. Nii palju, kui mina mäletan, enne seda üritas presidendiks saada ju Viktor Levada, aga Indrek Annik ikkagi tegigi üht-teist ära, aga see karjäär jäi kohe lühikeseks, sest ta hakkas muutma ja otsis muutusi. Jaa, põnev. Kes on Eesti Korvpalliliidu president? Vaata, kui hea küsimus. Ma lihtsalt küsin seda retooriliselt, et vaat kui palju me jälgime. See on täitsa hea küsimus. Kui palju me jälgime põnevusega.
ma mõtleks selle välja, aga vaata, Googleda ruttu, et ei tea, andke mulle andeks. Ma lihtsalt retooriliselt aga sa tead ise või? Ei tea. Ma lihtsalt retooriliselt ütlesin selle küsimuse pani õhku, et lihtsalt et näidata, et kui palju kirge ja põnevust selle jalgpalli ümber ja no tõsi on, et Pohlak on ju ise väga värvikas inimene, et vaieldamatult ta on omamoodi põnev kuju. Ja selge, see, mis sa kirjeldad, on ju kõik tõsi, et ega seal väga raskelt see kellelgi teisel seal midagi muutma tulla. Ja eks siis Klaavani see valimismeeskond tal siis kutsus appi siis avalikkust selgelt, et hakkas mängima oma võtetega ka sellele, et avalikult, eks ole, kutsuti inimesi üles, pakuti neile särke kirjaga seal Klaavani meeskond ja nii edasi, eks ole, et igasugused avalikkuse kaudu üritati mõjutada neid valijamehi siis, eks ole, tegelikult, aga see ei töötanud lõppkokkuvõttes, et mina kavatsen nagu imestusega, et kus see lootus tuleb nagu Klaavanile, see lootus siis ehitati üles just selle mõjutamise peale, aga see ei hakanud tööle selgelt, et seal, eks seal, nad on ju kõik omavahel seal seotud isiklikud mingid praktilised kokkulepped, mõni kuskil kellelegi ehitatakse uut jalgpallihalli, selleks on lisatoetust vaja, kõik see maailm on väga, väga läbi põimunud, ütleme siis niimoodi viisakalt. Ja selles suhtes oli raske uskuda, et see muutus tuleb. Aga ma arvan, et mida see tõesti muuti, selles suhtes Andresega nõus, et seda hoiakut, et siiski me peame rohkem saavutama Eesti jalgpallis, et Eestis on jalgpall muutunud ikkagi väga populaarseks alaks eestlaste hulgas. Paljude lapsed, minu lapsed, 5 lapsest 4 on käinud, poisid on käinud jalgpallitrennis vähem või rohkem on ju, kuni mingi ajani, et ta on ikkagi väga populaarne ala, ta on inimestele väga oluline, inimesi huvitab see ja see, mis meie koht on 121 vist maailma edetabelis? No kuskil nii võib olla. Ma mäletan aegu, kui me olime ikkagi seal 100 sees, et kuidagi see 100 seest välja langemine tundus nagu piinlik mõte, et tegelikult on ju väike, kogu aeg vähehaaval langeme seal tabelis, et midagi peab ette võtma, sõbrad, tehtagu. See on nagu see muinasjutt on, vaata vanasti oli see, et kuningas on alasti, on ju. Ma ütleks täna, et Aivar on põhimõtteliselt vestite praegu. Eks ta näeb seda, et avalikkuse surve on ikkagi täna päris tugev peal, et seda ei saa päris eirata, et tegelikult tuleks ikkagi mingid muudatused sisse viia. Ma ei tea, võib-olla valimistel hakata ka seda tõesti praktiseerima, et ma ei tea, hääletava saavadki need, kes on Eesti Jalgpalliliidu mingi liikmemaksu kuidagi ära maksnud, ma ei mõtle klubina, aga näiteks mängijad, meil on mingid litsentsid, muud asjad. Et see oli tõesti tobe, et sul suurtel klubidel on üks hääl ja siis samasugune on vabandust, rannakaluril, kes jalgpalliga üldse ei aga siin tulen tagasi eelmise räägitud teema juurde veel kiiresti ja ka selle presidendi valimiste korral oli väga hästi näha, kuidas erinevad meediamajad, erinevad ajakirjanikud suhtusid sellesse presidendi valimisse. Seal olid kohe joondõmba rasvane vahele, kes olid ikkagi ühel pool ja kes olid ka teisel pool. Ja millest me siis nüüd räägime? Raske sõnadesse panna, aga tegelikult ju sa ju natuke tajud ka, et kes võis sellise, kes võis EKRE-le rohkem meeldida ja kes võis sotsidele rohkem meeldida. Ei ole keeruline tegelikult. Aga head sõbrad, meie asi on siin tõmmata joon alla ja on juunikuu lõpp ka kohe lähedal ja kindlasti soovin teile ilusat suve. Lubame teile ühte asja, et tuleme kindlasti suvel tagasi erikorraliste saadetega, väljaannetega, juhul kui siin Eesti riigis peaks taas ikkagi põnevaks minema, aga tundub, et läheb ikkagi põnevaks ka, eriti just siin linnatasandil. Nii et siis tuleme tagasi, aga muidu ikkagi lubame, et teeme väikese pausi ja kindlasti juba augustis suuremate jõudude ja hooga ja teemadega kindlasti läheme edasi. Jagage seda saadet, ütlen siia saate lõppu veel, soovin teile ilusat suve ja palju armastust ja puhake ka vahepeal. Aitäh!